Alanud on ekstreemne enesearmastuse ajastu, kus number 1 igaühe elus on ainult igaüks ise. Ainult see on oluline, kuidas me ennast ja enda igat hetke enda elus valime. Missugused on meie standardid ja oleme ekstreemselt ehedad. Kõige suurem lõhe asub inimeste eludes selles, kui valime mõistuslikult loogilisi tegevusi ja valikuid, mis meie hinge ja keha ei toida. Sööme toitu, mis meile sel hetkel ei maitse. Teeme tööd, mida enam teha ei taha. Elame suhetes, mis ammu on läbi. Peame väärtusetuks enda imelisi andeid, sest arvame, et mis kasu neist ikka on. Ja nii edasi. Kui me ei õpi enda keha, energiat ja standardeid väärtustama kui kõige olulisemat essentsi siin elus, siis on elatud elu juba praegu surnud elu. Kuna kõik inimesed on energeetilised vaimsed olendid füüsilises kehas ja kui energia ei liigu, on surnud, siis võid ainult oma loogilist meelt kasutades jõuda sinna, kuhu see viib. Täna hommikul, kui ärgates taipasin veelgi sügavamal tasandil, et kogu meie elu on looming, iga aspekt meie elus. Terve elu on üks looming, mida me igal hommikul ärgates hakkame looma. Looma iga oma valikuga ja isegi siis, kui arvame, et me ei vali midagi, valime ikkagi midagi. Iga meie suhu pistetud toit on meie enda elu loomingu väljendus. Iga meie tehtud või tegemata tegu on meie elu loomingu väljendus. Iga sõna, iga mõte ja tegu ning iga mõtte või sõna taga olev energeetiline seos loob meie järgmist hetke. Kui oleme kriitilised ja hinnangulised oma elu mingi aspekti suhtes, siis oleme kriitilised oma geniaalse loomingu osas, mida ise oleme enda reaalsusesse loonud. Seega, kuidas valida ekstreemset enesearmastust? Võta vastutus. Pühendu ja armasta elu, sest kogu elu on üks ja sellest saab uue reaalsuse alguspunkt.